Esimese pealinnana on Tallinn alates 2013. aasta jaanuarist maailma suurim linn, mis pakub oma elanikele tasuta ühistransporditeenust. Olles silmitsi autostumisega on Tallinn juba aastaid otsinud erinevaid võimalusi tõhustada linnaliiklust. 2012. aastal läbi viidud linnaelanike küsitluse ajal kutsuti autojuhte üles jätma nädala jooksul oma auto koju ning kasutama testperioodi jooksul tasuta ühistransporti. Võit on suurem kui kaotus. Esiteks me võidame selle kaudu, et inimestel on rohkem võimalusi linna peal liikuda. Teiseks me võidame selle kaudu, et ökoloogiliselt linn muutub puhtamaks. Kolmas asi on see, et liikluses toimub suur muudatus. Autode protsent väheneb ja ta ongi kuskil 10% vähenenud. Ja samal ajal siis suureneb just busside ja muu ühistranspordi osa. Tasuta ühistranspordisüsteemi ülalpidamine läheb Tallinnale aastas maksma täiendavalt 12 miljonit eurot, mis suurendab linna eelarvet 2,5% võrra. Antud lisakulutuste kompenseerimisel loodab linn tulude kasvule kuni 17,5 miljoni euro ulatuses, mis laekub linnakassasse uute linnakodanike tulumaksust. Alates jaanuarist on Tallinn juurde saanud 6000 uut linnakodanikku. Kuna mu töö on igapäevaselt siin Tallinnas, siis ma kasutan iga päev ühistransporti. Ja see on minu jaoks väga oluline. Mul on see kasulik selles suhtes, et ma ei pea nii palju maksma ja mul on võimalik tasuta transpordiga sõita. Et tulla toime ühistranspordi suureneva koormusega ostis linn hiljuti 70 uut bussi ja 15 trammi. Lisaks moodustati ühistranspordibussidele uued sõidurajad. Kasutusele on võetud ka teisi meetmeid, vähendamaks linnas liikuvate autode arvu. Täituvus on ikkagi suurenenud, et tasuta sõit on ikkagi kutsub inimesi rohkem sõitma. Tipptunnil on kindlasti inimesi rohkem. Ei ole turvalisusprobleeme. Kedagi küll ei ole näha, et nüüd mingit koledat kontingenti oleks juurde tulnud, et see oli, hirmul olid suured silmad. Tasuta ühistranspordi idee ei ole uus. Mitmed väiksemad linnad nagu Aubagne Prantsusmaal ja Hasselt Belgias on sama ideed kasutanud. Hasselt on aga kahjuks sellest teenusest loobumas alates 1. maist 2013 seoses linna eelarve kärbetega. Hiina suuruselt 4. linn Chengdu, kus on 14 miljonit elanikku, tegeleb praegu tasuta ühistranspordi testimisega ning on selles vallas aktiivselt Tallinnaga koostööd tegemas. Esimesed tulemused näitavad küll muutusi, kuid oodatud tulemusi veel ei ole. Hiinas kindlasti tuleb arvestada teatud eripäradega tasuta ühistranspordi puhul, sest Hiinas on väga palju kergliikluse kasutajaid, just jalgrattakasutajaid ja Hiina probleem tasuta ühistranspordi puhul ongi see, et just need jalgrattakasutajad kipuvad minema ühistransporti, mitte nii palju autojuhid. Seni on 75% tallinlastest rahul uue transpordisüsteemiga ning pooled neist linlastest kasutavad ühistransporti regulaarselt. See on aidanud vähendada liiklusummikuid kuni 15%. Kas see süsteem on jätkusuutlik, seda näitab aeg.